mina olen Hilarin, mina olen Epp ja mina olen Triinu. ja meie oleme õpilasfirma Mis meelelse keelel. Täna viime teid õpilasfirmade laadale Kristiines ja Rocca al Mare keskuses. Lähme uudistame koos. Nii, tere, püüdsin kinni laadalt ühe särava õpilasfirma Hype, tervist! Tervist! Kuidas on teie nimi? Minu nimi on Jesper Mattias Mägi, käin Gustav Adolfi gümnaasiumis. Väga meeldiv. Milles seisneb teie õpilasfirma, mis teie toode on? Teeme oma õpilasfirmaga tootpäevaga särke, täpsemalt teeme sellisest 100% orgaanilisest puuvillast tehtud särke tootpäevaga. Väga kvaliteetne print, väga kvaliteetne särk. See print ei kao ei esimese ega teise pesukorraga ära, lubame teile. Kui soovite, võin teile natuke lähemalt ka sellest disainist rääkida. Väga soovin. Kust tulenevad pingviinid, mis on Hype? Olete kursis väljendiga Hype? Põgusalt, palun seletage lähemalt. Kuidas meie sama poiste ja õpilasfirmaga näeme, et Hype on siis nagu, et keegi ütleb, et miski on hästi lahe ja siis teised kohe nagu järgivad teda, kuulavad teda. Te olete kindlasti näinud telekast, milline näeb välja pingviine marss. Üks pingviin läheb ees, teised tulevad kohe ridurada pidi järgi. Kui me mõtleme selle peale, kas mitte Hype ja pingviinide marss on nagu päris sarnased asjad. Sellest tulenevalt tõmbasime just nagu need paralleelid enda firma nime ja siis selle pingviinide marsi vahel, millest tulenevalt omakorda meie särgil ja tootpäegi oleneval motiivil ilutsebki selline pingviinide marss, jäämäed ja see muud ringel-rangel. Väga uhke. Kas te natuke annetate ka näiteks pingviinidele? Juhuslikult? Väga hea küsimus. Ehk siis iga toote pealt teenitud tulust annetame 5% rahvusvahelisele MTÜ-le Penguin Foundation, mis annetab siis ja aitab edendada ja kaitsta pingviinide eluolustikku ühel Austraalia väikesaarel. Väga auväärt tegu. Palju edu teile täna! Ja oleme jõudnud õpilasfirma Laptopi juurde. Tere, mis on teie nimed? Greteli. Karmeli. Ja kust te tulete? Tuleme Tallinna Liideküla gümnaasiumist. Selge, kas te tahaksite lähemalt tutvustada oma toodet? Meie tooteks on siis kokku volditav sülearvutilaud, millel on õhuaugud ülekuumenemise vastu, et arvuti ei tõmbaks endasse tolmu, mis tulevad pükstest või näiteks tekist ja ongi hea voodis õppimiseks, eriti distantsõppe ajal, kui paljudel koolidel just praegu on see. Ning samuti saab hommikuti sööki tuua voodisse või siis niisama õppida õhtul voodis enne magama minekut. Ehk siis väga multifunktsionaalne. Ja kust teil idee tuli? Idee tuli eelmisel kevadel, kui oli distantsõppe periood, meil juba kästi hakata mõtlema. Mõtlesime, et mis on probleemid, kuidas lahendada ja siis me jõudsimegi selleni. Okei, ja mis on seni olnud teie kõige huvitavam laada kogemus? Issand, ma isegi ei oska öelda praegu. On teil olnud mõni klient, kes on kuidagi eriti huvitav? Ei ole vist isegi olnud mingit sellist seiku. Selge. Nii, tervist! Nüüd me oleme jõudnud järgmise õpilasfirma juurde. Siin on Insolito, tervist, mis su nimi on? Tere, mina olen Triinu, oleme Pärnust. Olete Pärnust ja mis te siis teete, mis teie toode on? Meie toode on siis korduvkasutatavad õnnituskaardid ja kaardi teeb siis korduvkasutatavaks lisaleht, mida siis saab ära vahetada, uue sisse panna ja edasi kinkida. Et siis see lisaleht jääb endale ja kaart kingitakse edasi. Okei, väga äge. Ja kus selline idee tuli? Idee tuli, kui välk selgest taevast, et kõigil on kodus ju palju kaarte, mis lihtsalt kogunevad. Ja sellest siis tuligi idee teha midagi uut, innovatiivset ja meil on üks teine liige õpilasfirmas, kes teeb ilusaid joonistusi. Nii et panime kõik pead kokku ja tulime uue ideega välja. Okei, väga äge. Kas on veel midagi, mida Eesti rahvale öelda? Minge ostke meie kaarte insolito.ee. Davai, aitäh teile! Tere, õpilasfirma Käppart. Tere! Väga meeldiv. Teil on väga lahe õpilasfirma. Kuidas te oma ideeni jõudsite?
oi, vot see oli väga pikk, väga pikk ja piinarikas protsess. Meie üheks suurimaks kriteeriumiks oligi see, et see peab meile lihtsalt korda minema, südamesse minema meie ideest, et muidu võib juhtuda, et me lihtsalt ei saa niimoodi tegeleda. Ja nagu kõigil oli suur armastus loomade vastu, mis meid nagu kõiki ühendab. Täpselt. Et kellel on kodus kassid, kellel koerad. Ja nagu põhiliseks ideeks me mõtlesimegi, et lihtsalt panna inimesi mõtlema, et võib-olla siis populariseeridagi just varjupaikadest lemmikloomadest või koduloomade võtmist, et on selline nagu, võiks öelda isegi loomade ostmises on selline tarbimiskultuur juba inimestel, et nad suvel näiteks mõtlevad, et oi, nii tore oleks suvilasse võtta üks koerakene, aga siis kui sügis tuleb, siis on nagu ta üks suur kohustus ja jätavad nad kuhugile tänava peale. Ja see on tõesti asi, mille üle peaks rohkem mõtlema. Nüüd me teame, mis teie tagamõte oli, kuid mida te siis õigupoolest teete oma õpilasfirmaga? Meie käime siis Tartu Koduta loomade varjupaigas tavaliselt ja laseme kassidel maalida sellised erinevad disainid. Ja panemegi siis paberi peale vedelad vesivärvid, paneme minikrippi, et kassid mustaks ei saa, see on ka meie alati põhieesmärk. Ja laseme neil seal peal käia, püherdada, süüa, mängida kõike ja siis paneme need kaartidele ja kottidele. Väga lahe. Ma küsiks ka seda, et kes on teil kõige kunstiandekam loom? Me arvame, et selleks on meie Paul, sest tema kaardid on meil kõige kiiremini ära läinud. Väga lahe, palju edu teile! Me oleme jõudnud nüüd õpilasfirma Kohvi juurde. Tervist, mis su nimi on? Tere, mina olen Merli Käblik, ma olen siis Kohvi finantsjuht, kuid tegelen ka muude aladega. Meil on siuke multifunktsionaalne tiim, dünaamiline nelik, ehk siis kõik tegelevad kõigega. Näiteks need pudelilogod on minu disainitud. Väga äge. Ja me panime siis oma selle šnitti juurde ja tegime maitsetega kohvikoored. Ehk siis meil on kaneelimaitse, vanillimaitse ja karamellimaitse hetkel. Okei, ehk siis idee tuli sellest, et te kõik olete korralikud kofeiinisõltlased ja siis otsustasite, et davai, teeme ise. Või turul ei ole? Jah, just kofeiinisõltlased, kes eelistavad siis taimseid valikuid ja kellele maitseb ka siuke magusam kohv siis. Ja kus teid leida saab, kust osta saab? Hetkel käime siis laatadel. Oleme olnud erinevates linnades laatadel ja kui elate Tartus, siis Tartus saab käest kätte osta. Okei, väga äge. Ja mis sinu enda lemmik kohvikaar on? Minu kõige lemmikum on karamell, sest ma olen suur magusasõber ja karamell on kõige magusam maitse. Okei, suur aitäh sulle ja edu! Tere, ma leidsin ka veel ühe laheda õpilasfirma siit. Tere! Tere! Nii, ja meie istume õpilasfirma Kitechiga väga lahedatel toolidel. Kus me siis täpsemalt oleme? Tõepoolest, me oleme aset leidnud ergonoomilistel palltoolidel. Nii, ja kus oleks näiteks kõige parem koht sellistel toolidel istuda? Kindlasti tööd tehes, näiteks kodus või kontoris. Ja kas on kuidagi ka kehale parem istumiseks kui tavaline tool? Muidugi on, me teeme koostööd füsioteraapia kliinikuga ja meie füsioterapeut on öelnud, et 2 tundi päevas sellist istumist parandab rühti, hingamist, vereringet ja lihaste tööd. Väga lahe ja kindlasti ka kasulik, aga palju edu teile täna! Aitäh teile! Selline oli 2022 aasta õpilasfirmade laat. Kohtume juba järgmine aasta. Tšauki!